kätte see aeg, kus me tuleme Hiiumaale ja me vedamegi nüüd kuu aega umbes Hiiumaal või täpselt tegelikult. Et vahepeal me küll arvatavasti tuleme Tallinnasse ja teeme mingeid asju, aga Hiiumaal me siis lähme tööle Hiiumaa haiglasse füsioterapeutidele, nii et ja anname trenni ka. Ehk siis võtame teid kaasa oma mõnusale Hiiumaa suvisele seiklusele. Ja see nädalavahetus on meil külas Eve ja Jane. Näitame Ebele ja Janele meie armsat kärdlat. Nii, ongi käes järgmine päev. Et eile käisime natuke jalutamas lihtsalt. Tegime mõned mingid klipid rannapaargu juures. Istusime Lehves. Ja täna teemegi siis sellise suurema Hiiumaa ringreisi, et näitame Janele ja Ebele natuke Hiiumaad. Et alustame sealt Käine ja Kassari poolt ja Kaibaldi liivikust ka. Sealt panime just paagi täis ja nüüd lähmegi. Nii, ja esimesena läheme siis Lavendlitallu. Seal pidi täna olema lõikuspäev. Ja siis suundume juba Käinu poole, Sääre Tirbile ja Kassarisse. Ja laseme paagid ilusti täis. Asjana tulime siis Lavendlitallu. Mummuka siin teevad tööd usinalt. Plaanisime tulla nüüd Sääre Tirbile, aga siin on toimus Hiiu folk, ehk siis siit me edasi ei saa. Aga nüüd lähme hoopis Kaibaldi liivikusse. 1, 2, 3. Nii, peale Kaibaldi liivikut jõudsime ära käia pannkoogimajas, käisime söömas ja nüüd tulime siia Arteesia kaevude juurde. Järgmisena liigume vaikselt Hiiumaa Eiffeli poole. Ja nüüd olemegi kuulsas Eiffelis. Torn paistab sealt. See oli nii hea praegu. See tegid jumala hästi nagu. Ma kahjuks hakkasin pidema. See on nagu raudselt see mäng, vaata see. See on nagu see Squid Game. Et sa pead valima, vaata õige selle. See on päris. Nüüd need kõik lähevad jumala laiali ja.
I sit and wonder, there's a message get to you. Ebe ja Jane kutsusid meid, aga Hannes läks oma sõpradega. Igatahes nad ööbivad siin ööd Kalanas ja kutsusid mind kaasa. Ja siis me teeme sauna ja grillime. Mõnus. Issa, mulle nii meeldib see koht. No nii, käes on õhtu. Ave läks Ebe ja Janega sauna ja mina tulin Steveni ja tüüpidega sauna ja grillima. Et väga mõnus õhtu. Nii, mölkid on mängitud, saunas on käidud ja nüüd on aeg liikuda El Jefesse baari. Oh, kes meist ei unistaks autost? Nüüd jälle on selline autohall, karterist oli tikub sirinal, neetud tihendand deformeerunud. Arbuss ja paganussi palati, nõelklapi tiht umbes vististi, ujuk funktsioneerimist loobunud. Hoiamehed jälle ära tõmmatud. Nii, ja viimegi nüüd Timo koju ära. Timo oli paarsada meetrit puudu, et oleks koju jõudnud ilusti. Ma olen nüüd elusalt kodus. Pidin öösel üksi nüüd koju sõitma autoga ja täpselt sellise koha peal, kus väga palju autosid ei sõida. Nagu kott pime oli. Ma arvan, ma nägin ühte ilvest, oli nagu rohu sees, ehk siis ma olin täiesti kindel. Ta võis olla ka rebane, aga ta ei tundunud väga rebane, sest rebane on väiksem ja teist värvi. Siis ma nägin ühte hirve, ma arvan. Ta oli päris suur, ta jälgis meid või no mitte kaugemalt, ta lihtsalt jälgis, ta ei teinud mitte midagi. Siis peale seda ma nägin mingi kitse, ma arvan. Tema täiega tõmbles, ma pidin auto täiesti nulli pidurdama peaaegu. Mingi nagu täiesti pidurdasin, ma ei tea, mida teeb, siis ta jooksis edasi tagasi ja ma ei olnud kindel, kas tüppab ma tee peale. Ja siis ma nägin rebast, kes jooksis täpselt mu autole ees. Nagu mingi mitu meetrit või mitu 100 meetrit jooksis mulle täpselt auto ees. Kui ma seda hirve nägin, kes täiega tõmblas ja auto nulli pidurdasin, siis mul küll adrekas hakkas täiega tööle, ma lihtsalt värises, mingi hingamine kiirene, siis üritasin keskenduda sõitmisele. Näeks mitte midagi juhtunud, sõitsin rahulikult, piirikiirust isegi aeglasemalt, et olla kindel, et kui keegi hüppab mulle ette, siis ma jõuan pidurdada. Ja nüüd on voodis ja on aeg maga minna. Kell on juba mingi 2:30. Aga väga tore oli ja naljakas oli see, me Hannesega leppinud kokku, et lähme mingi umbes samal kellal koju. Ja umbes samal ajal kirjutasime, ma hakkan koju nüüd liikuma. Nii et tundub, et meil on sarnased rütmid ja režiimid. Ei pea isegi omavahel kommunikeerima ja ikka teeme samu asju samadel kellaaegadel. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive. No nii, saatsime Ebe ja Jane nüüd tagasi mandrile ja ise liigume ka koju homsest hakkame me jälle tööle. Me läheme füsioterapeutidena tööle Hiiumaa haiglasse, ma vist olen seda maininud varasemalt, aga pole teinud tööd alates 20. aprillist ja täna on homme siis on 24. juuli
ja meil on päris pikk puhkus olnud nagu ametlikus mõistes. Aga me oleme ikkagi Eestis palju asju nagu teinud, et ei ole niisama väga saanud passida või oleme passinud, aga no selline teate küll teed, aga samas nagu sul ei ole mingit kohustust, et sa oled ise enda nagu peremees ja aja boss. Ja teiega ma tahtsin rääkida oma nendest ilusatest ehetest. Võib-olla olete märganud, mul on päris tihti väga ilusad kõrvarõngad, kui ma olen ära meigitud või üldse ehted. Ja need on siis Marmara Sterling ehted tihti, või vähemalt need kõrvarõngad on. Need on ainsad kõrvarõngad, mida ma nagu tahan endale kogu aeg, sest kunagi ma noorena ütlesin, palun ärge kinki mulle ehteid, sellepärast et tihti kingiti neid odavaid ehteid. Ja mulle kunagi ei meeldinud need, sest need läksid koledaks ja nad ei olnud nagu nii ilusad. Ja siis, kui mulle esimest korda kingiti Marmara ehted, ma armusin nendesse ja need on alati sellised asjad, mis mu välimust nagu annab see kirsitordile. Nii et mulle täiega meeldib ja mul on hea meel teha nendega koostööd. Ja nüüd, kui see video üleval on, siis peaks ka olema sooduskood, aga seda saab vaadata minu Instagramist Avemailarin, nii et ma seal jagan kindlasti.